Eesti Grilliliit hoiatab ka sel aastal. Grillimine on seltskondlik nauding, mis tekitab tugevat sõltuvust. Millega selle aastasel grillfestivalil Pärnus veel ülatatakse, teab täpsemalt rääkida peakorraldaja Auris Rätsep. Viimsis on täna lahti see, et täna hinnatakse Grilliliidu kohtunike poolt siis ära maitse järgi kõik need tooted, grillitooted, mida siis Eesti inimene saab igapäevaselt poeriiulilt osta. Me oleme kokku 6 kategoorias kogunud kokku Eesti tootjatelt ja maaletoojatelt ja siis ka tootjate välismaistelt esindajatelt kõik need tooted, mida siis poeriiulitel on. Hindame need tooted täna siin ära maitse järgi ja siis juba 12. juuni reede õhtul Pärnus Vallikäru Aasal Eesti grillikaalal siis üks suur kategooria on Eesti Grilliliidu kohtunike hinnangute alusel aasta maitsvamad grillitooted. No, rahvas tahab kindlasti teada, millega sel aastal Grillfest Pärnus üllatab. No, Grillfest üllatab kindlasti Pärnus sisuga ja mastaapsusega ja seda sõna otseses mõttes toidu mõttes ja me kutsume kõik inimesi rahulikult tulema nautlema. Just nimelt rahulikult nautlema, see on märksõna, sellepärast et elu on kiire, tempo on kiire, kiirtoidud, igasugused kiirjoogid, topsides, söögid, karpides, kaasa kaenlasse mööda tänavat, kiire sammuga see on meie igapäevane elu. Ja Grillfest ütleb, et söömapüha peab ikka olema. Võtame 2 päeva aastas täiesti aja maha, rahulikult saame Pärnus Vallikäru Aasal kokku. 200 toidupakkujat, suurt ja väikest restorani tulevad kokku. See pidu on rahvale täiesti tasuta, sissepääsuga suurepärased artistid, nii et reede laupäev 12.13. juuni Pärnu Vallikäru Aas ootab kõiki suuri ja väikeseid toidusõppuru ja muuseas 4-jalgseid ka. Meil on lemmikloomad endiselt oodatud ikka Purina lemmiklooma restorani. Kas Eesti inimene oskab liha nautida? Ja kahtlemata oskab Eesti inimene liha nautida, et seda on täna siin Viimsiski näha, et ilm on ilus tuuline, isegi väga tuuline ja tänagi on meid siin päris suur seltskond kokku tulnud Grilliliidu koolitatud kohtunikke, et nautida kõike seda, mida Eesti tootjad riiulitele igapäevaselt panevad ja me saaksime aru, et kui suur see valik üldse on ja see valik Eestis, grillitoodete valik on ju tohutult suur, me oleme tegelikult väga õnnelik liha- ja grillirahvas. Kas Ilmataadiga on 12. juuniks kokkulepped sõlmitud? Ja, Ilmataadiga on meil alati kokkulepped sõlmitud Pärnus ja täiesti ametlikult on ka Pärnu Elisabethi kirikule tehtud iga-aastane ülekanne. Sellised kokkulepped on meil igatahes. No tere jõudu! Kuidas esimene amps tundus? 321. Mis ma ütlen selle peale? Kõht on täis. Juba sellest väiksest tükist? Ja ei, no ilmselt 2 asja, miks teinekord niimoodi kõht on täis või ei söö kõik ära või lihtsalt ei taha nagu võib-olla. Küsime siit poolt ka, et kuidas see esimene amps tundus? Ei olnud viga, parajalt vürtsikas. Me ei oska väga palju kõvasti siin kommenteerida ka. Kui kerge või raske on kohtuniku rollis olla ja siin terve päev neid lihaampse süüa? Seda võite päeva lõpus küsida. No, te olete, ma arvan, varasemalt ka ju proovinud. No sellist võistlust me ei ole teinud, me oleme nagu võistkondadega, et me ei tea, kui raske päev seda meil tulla võib, aga loodame, et huvitav. Grillitoodete suur hindamispäev toimus Viimsi Vabaõhumuuseumis ka seepärast, et tutvustada Pärnus toidukultuurifestivalil üritatavat Guinessi rekordit. Me kavatseme selle aastal, 16. Grillfesti aastal, kavatsemegi teha maailma pikima pikniku. Ehk kuna Grillfest ei ole ainult siukene, kus kõik mehed tulevad kokku ja hakkavad rasket liha grillima, siis meie mõte ongi just väärtustada toidukultuuri, erinevaid aspekte sellest. Ning piknik on läbi aastate olnud, läbi sajandite lausa, olnud erinevates kultuurides toidu väärtustamise väljanäitamine, nii seda me proovime ka seekord teha. Kus sa üldse sellise mõtte peale tulid, et öösel läks uni ära ja mõtlesidki, et teeks nüüd maailma pikima pikniku? No meie mõte tegelikult tuli niisuguse pika arutamise teel, et mõtlesime, et kuidas me saaksime, et 16. aasta ju siiski, et kuidas me saaksime uues võtmes näidata seda, et toit on siiski meie põhiline esineja sellel üritusel. Ja me lõpuks tulimegi selle mõtte peale, et kui hetkel on meil 16. aasta, et siis proovime seda 36-tunnise piknikuga välja näidata, kuhu kõik Eesti inimesed saavad siis kokku koguneda ja võtta 1 tunni endale ja väärtustada toidukultuuri koha peal.
No nii, kas võib öelda, et selleks aastaks on siis lõplikult grillihooaeg avatud? Oi, grillihooaeg on ammu avatud, meie näiteks küpsetame läbi talve, meid see ei sega, meid ilm ei sega, et kes grillikuru on, see küpsetab iga ilmaga. No siin kõrval on üks suur grillijahi, mitu sorti liha seal sees nüüd hetkel on? Praegust on 21 sorti ja tuleb veel 7 sorti tuleb juurde, et kokku 30 sorti ja siis tulevad teiste grillide peale tulevad šašlõkid ja vorstikesed, praegust on meie käes on ainult lihad. Kas siis sealiha või kanaliha ka või? Siga, kana, kalkun, metssiga, kõik, mis ma ei oska ütelda. Meil antakse numbrid, teised otsustavad, et mis need numbrid all on, aga niimoodi silma järgi lihavalik on suur. Mis sel suvel kõige enam kaubaks läheb, milline liha see nagu selline kõige popim on? No praegust on tulnud välja uued tooted, mis on see pehmeliha ehk pulletliha ja muidugi ribid, mis on tervenisti nagu ette ära küpsetatud, et need on nagu väga mugav on grillide peal teha, et need on nagu siin erinevatel kohtadel, kus me käinud oleme, nõutakse sükest liha nõutakse. Ja muidugi kanatooted on alati, naised tahavad kana süüa. No mina pean küll väitma, et kui mina paar korda nädalas ikka korralikud sellist lihatükki ei saa, siis silmanägemine läheb ka ära. Kuidas teil lood on? No vot, et meil on juba niimoodi teistmoodi, et kui grillfesti vastu peame, et siis tahaks nagu piimasuppi ikka rohkem, et see suve lõpuks on see lihaisu on ikka üle läinud, aga läheb ikka paar nädalat läheb mööda, ega siis on ikka tunne, et võiks midagi teha. Kui head liha tuleb, siis on alati võimalik teha. No Eesti meeste kohta öeldakse, et Eesti mees on tantsulõvi. Kas ta oskab ka korralikult grillida? Eesti mees oskab väga hästi grillida, lihtsalt kardetakse natukene. Iga asi on ettevõtmises, nii kui esimesed sammud tantsupõrandal, nii ka esimesed sammud grilli juures. Kõik see tuleb ja kui käes on, siis on kõige parem, sest iga mees on enda arvates kõige parem tantsulõvi ja enda meelest on ka kõige parem grillimeister. Nii et siin ei ole mitte midagi häbeneda, et Eesti mees on kõva grillija. Järgmisel nädalal Pärnusse ka? Ilmtingimata ilma meieta pole seal kunagi melu olnud, nii et meie oleme alati kohal. Keda sinna kohale ootate? Kõik üle Eesti, kui ilma on tavaliselt Pärnus olnud grillfestivali ajal ilus, et alati ootame kõiki, sest see on üks niisugune tore söögiüritus, et saab maitsta kõiki erinevaid asju ja seal ei ole mitte ainult liha ja kana ja kala, seal on tähendab kala ja ka teisi asju, nii et väga tore üritus. Me oleme nüüd viimased aastad oleme käinud alates, kui ta Türilt alguse sai uuesti, et siis oleme kõik need üritused kaasa teinud ja nüüd Pärnus ka, et me oleme alati väga rahul olnud ja rahvast on alati palju ja söövad ka hästi palju.